Trumpi administratsioon andis Islami-Vabariigile nädala puhkust Khamenei matuste tõttu. Nii et kuni läbirääkimised on pausil, kuulame, mida režiim tegelikult rääkinud on. Mõrv kõitvõimsuse nimel! Mar amigo! Mar amigo! Mar amigo! Khafik Ekosh! Imam Emadad! Miks te ei tapa? See on meie häbiks! Kui me mõrvarid kohe ei tapa, siis vannud su vere nimel mõrva süü jääb meie kaela! Jumalikul jõul on Varamin meie 15. päeva ülestõusu algataja. Ja tema vaprad naised otsustasid, et kui Jumal tahab, määravad nad auhinna sellele, kes tapab Trumpi või Netanyahu. See auhind, Varamini meeste ja naiste poolt, on 100 kilogrammi kulda. 100 kilogrammi kulda. Kui Jumal tahab, jõuab see uudis varsti Iraani rahvani, et Trump või Netanyahu on tapetud. Te kuulsite seda. 100 kilogrammi kulda sellele, kes tapab Netanyahu või Trumpi. Nagu näha, on nad siin tõesti oma käitumist muutnud. Ma tean, et meil on ka klipp Mohammad Ghalibafist, kes on praegu peamine läbirääkija ja ka Islami-Vabariigi parlamendi spiiker. Ning tal oli öelda järgmist väidetavate järeleandmiste kohta, millest Islami-Vabariik loobuvad. Meie imaami vere eest kättemaks ja kutsi vabastamine mingil juhul ei luba me juurdepääsu pommitatud ja kahjustatud objektidele, see pole seaduslik. Me oleme tegutsenud väärikalt Jumala nimel. See on dokument, mis tõestab Ameerika lüüa saamist. Tõend, et Ameerika sai lüüa. Siin see ongi. Otse Islami-Vabariigi pealäbirääkija suust. See ei paista just hea välja. Muidugi on see otsene eitamine sellele, mida Ameerika Ühendriigid selgesõnaliselt väitsid, et nad lubavad neil läbirääkijatel sisse tulla. Samuti need öövastavad stseenid matustelt, kus hüütakse surm Ameerikale. Ei tundu, et Ameerika Ühendriikidel nendel läbirääkimistel hästi läheks. Mis arvad, Bellami, sellest, mida me seni näinud oleme? Vabandust. Ma olen kaotanud lootuse kõige suhtes, mis praegu mõistlik tundub. Ja ma arvan, et vaadates, kuidas administratsioon on seda olukorda käsitlenud, tekib mul palju küsimusi. Aga samal ajal, kui asi puudutab Iraani, siis sõnal läbirääkimised pole mingit tähendust. Eks see ei tähenda absoluutselt mitte midagi, sest mis juhtus põhimõttega, et me ei pea terroristidega läbirääkimisi. Ja siis vaatame, mis juhtus jaanuaris. Sa ütlesid inimestele, et nad läheksid tänavatele ja siis tapeti nad maha. Neid tapetakse endiselt ka praegu. Ja siis äkki matuste jaoks mulle meeldib korralik vaatemäng. Aga nüüd sunnite te isegi režiimi vastu olevaid tsiviilisikuid matustele tulema, teades, et kui midagi peaks juhtuma, siis näib see nii, nagu oleks Iisrael tapnud iraanlasi. Kõiges oleks süüdi Iisrael. Kõiges oleks süüdi USA. Nii et väliselt oli see suurepärane. Mida ma oleksin tahtnud, ja ma ei hoia end tagasi seda öeldes, on see, et nad oleksid pidanud lihtsalt matuse tuumapommiga hävitama. Aga see on lihtsalt minu arvamus. See on ebamugav, ma ei tea, kuidas Lukas arvab. Aga mind ei häiriks mõned sihitud õhurünnakud. Vähemalt mõned neist konkreetsetest. Vähemalt sihitud. Ja. Sest sa oled hukka mõistetud, ükskõik mida sa teed. Ja praegusel hetkel süüdistatakse meid ikkagi kõiges muus. Nii et kui te kõik oleksite kohale tulnud, siis natuke sügavam või veidi rohkem vett oleks olnud suurepärane. Ja, ma ei oleks vastu veel ühele piibarjuhtumile mõne inimese puhul, keda me nägime. Ma tean, et oli ka kaadreid, kus hutiid saabusid sellele matuse protsessioonile. Nad saabusid hüüdes surm Ameerikale. Ma mõtlen selle mitmepäevase matuse teema, mis muide toimub Ameerika 250. sünnipäeva ajal, on surm Ameerikale. Ärge laske end petta. Ma mõtlen, nad tegid seda meelega. Selles pole kahtlustki. Nad võtavad sümboolikat tõsiselt. Ja ameeriklased ning lääs armastavad öelda, et see tegelikult ei tähenda midagi. Nad ei mõtle seda, mida ütlevad. Surm Iisraelile, surm Ameerikale. Me tapame Trumpi. 100 kilogrammi kulda, tead. Netanyahu pea eest ei ole lihtsalt nali. See ei ole lihtsalt retoorika. Nad teeksid seda silmapilksalt. Ja mulle tundub, et meil ikka veel puuduvad inimesed läänes, kes mõistaksid, et nad mõtlevad seda tõsiselt. Eks? See on nende iseseisvusdeklaratsioon, kui nii võib öelda. Nad mõtlevadki seda, mida nad ütlevad. Ja me peame nende sõnu tõsiselt võtma.
Kahjuks näeme ka läänes palju juhte erinevatel põhjustel, millest me räägime. Ma olen kindel, et Ameerika Ühendriikide president pisendab kõiki neid vägivallale õhutavaid üleskutseid, neid otseseid üleskutseid teda mõrvata. See, mida me näeme, on minu jaoks lihtsalt pöörane, eriti need stseenid matustel. See on nii jultunud ja nii otsene ning pettumust valmistav, et inimesed ei nimeta asju õigete nimedega. Aga me nägime ka mõningaid külalisi, kuigi mitte eriti palju tuntud inimesi, pean ütlema. Palju D- ja C-kategooria poliitilisi ja diplomaatilisi tegelasi erinevatest riikidest. Loomulikult nägime sellel matustel ka palju terroristide esindajaid. Turku, mida sina arvad matustest selle põhjal, mida seni oleme näinud? Mida mina näen on see, et Iraan võttis nädalase pausi läbirääkimistest, et näidata kättemaksu ja propagandajõudu. Ja täpselt, pani Trumpi pea eest pearaha välja. Ja samuti, mida me nägime, nad tervitasid iga riiki Koraani salmidega. Ja Türgi ja Saudi Araabia said tõesti halvad salmid. Need salmid ei nimetanud ei Türgit ega Saudi Araabiat liitlasteks. Need vihjasid, et nad tegid vaenlasega koostööd. Ja Talibani kohta öeldi kõige paremaid sõnu ning neid nimetati liitlasteks. Neid tervitati kui liitlasi. Nii et nad tervitavad Talibani kui liitlasi ja nad ütlevad, et Türgi ja Saudi Araabia, kuna nad on sunniidid, eks? Sunniidid ja ma arvan ka, et seni, kuni me ei ohverda oma sõdureid selle kurja režiimi nimel, ei ole me nende jaoks piisavad moslemid. Õige. Nii et ma arvan, et see matus oli lihtsalt nali ja ma ei tea, mida Trump teeb, mis need läbirääkimised on. Põhimõtteliselt ei ole see läbirääkimine. See on lihtsalt selleks, et Iraan saaks aega, et oma jõudu taastada ja vastu võidelda. Ja seda on nad kuulutanud juba kuid alates protestide algusest detsembris. Pean ütlema, et meil ei olnud võimalus siin tutvustada, aga Turku Avci, kes on tegelikult Türgi teadlane ja üliõpilane siin Iisraelis, on olnud Türgi režiimi sihtmärgiks. Nii et sul on tõesti isiklik kogemus nende väga meeldivate inimestega, keda me näeme sellel matustel osalemas. Aga tead, Bellami, ma tahan sinu juurde tagasi tulla läbirääkimiste osas. Ma mõtlen, mida me teeme, kui Kalijev ise kategooriliselt eitab, et nad lubaksid mingisuguseidki inspekteerimisi, siis mille üle me üldse läbi räägime? Kas see ei pidanud algusest peale olema ainult tuumaküsimuse üle? Jaa, aga ma tahan ka tagasi minna selle juurde, kuidas Trump pisendas seda, mis toimus ja mida õhutati niigi, sest teda on mitu korda sihikule võetud. Ja see oli alati seotud võitlusega. Ja sellest sai talle, tead küll, kirsiks tordil. Peaaegu nagu tema messia see hetk, veri voolamas ja rusikas õhus. See oli tõesti midagi märkimisväärset. Aga kuidas ta end tunneks, kui näiteks Charles Hezbollahiga juhtuks veel üks rünnak või midagi sarnast ja me pisendaksime seda? Kuidas see siis välja näeks, kui kodanikud ütleksid, kas me oleksime vähem patriootlikud, kas me oleksime nagu need, kes nüüd seisavad terroristide poolel? Kuidas tema seda võtaks? Aga nüüd, tulles tagasi läbirääkimiste juurde, siis kõigepealt, see sõna ei tähenda absoluutselt mitte midagi, sest mida me üldse teeme? Edasi liikudes peab kohe alguses midagi välja kuulutatama. Tema ei ütle midagi, ta lihtsalt võidab aega. Vahevalimised on tulemas, toimub nii palju asju. Ja mis puudutab tema toetajaid, siis toetajad ei ole temaga rahul. Ja nagu me oleme juba näinud, mis vasakpoolsetega juhtus, siis ka paremal pool on inimesed tõesti Iisraeli vastu. Ja see ei ole kogu vabariiklaste toetusbaas, aga need inimesed, kes tõesti loevad ja kellel on piisavalt raha, ei taha Iisraeliga mingit pistmist teha. Nad ei taha Iisraeliga midagi tegemist teha. Algus oli see nagu tore, aga nüüd nad ütlevad, et naljakas, et sa seda kogu aeg mainid, sest see peaks ju olema Ameerika eelkõige. Aga mis on Ameerika, kui ta ei suuda maailma kõige võimsamat riiki ähvardava ohu puhul kindlalt tegutseda? Kui sa ei suuda seista ja tegelikult luua pretsedenti selle kohta, mida tähendab kellegi sihikule võtmine kas või ainult sõnadega, siis mina Ameerika kodanikuna ei tunne end tegelikult turvaliselt. Ja. Ma mõtlen, et sa tõstad esile huvitava punkti, sest ka minu üks esimestest mõtetest, kui nägin Trumpi kommentaare, oli see, et millise sõnumi sa saadad teistele ameeriklastele. Unusta Iisrael, eks? Sulle ei meeldi Iisrael? Hästi, sulle ei meeldi Iisrael. Millise sõnumi see saadab kõigile teistele Ameerika liitlastele ja kõigile teistele väiksematele demokraatiatele kogu maailmas? Pole vahet, mida Islamivabariik teeb. Pole vahet, mida Venemaa, Hiina, Põhja-Korea või ükskõik milline neist diktatuuridest teeb.
Ameerika Ühendriikide president, vaba maailma juht, ei tee midagi. Mitte ainult seda, vaid ta hakkab kogu maailma eksitama ja väidab, et kõik on korras, kuigi tegelikult pole üldse korras. Ma mõtlen, ma ei tea, see võib olla vahevalimiste pärast. Ma tean, et kui ta kaotab esindajate koja ja senati, siis saab tal olema väga raske, mis iganes tema plaanid ka poleks. Aga ma mõtlen, et see pole enne novembrit, see on pikk aeg, see on tõesti pikk aeg ja nagu me teame, mida kauem see Islamivabariigis kestab, seda rohkem inimesi sureb. Iga päev sureb rohkem iraanlasi. Ma mõtlen, Shoshana, mis sina arvad, mis nende läbirääkimistega toimub? Mis on siin eesmärk? Ma arvan, et sa tõid välja väga huvitava mõtte ja see on see, et asi pole ainult selles, kui me pisendame Iraani ohtu ehk režiimi, eks. Kui me pisendame, kui me ütleme, tead, kui me ei reageeri otse selle, kas ta tellis tema tapmise, nagu seda nad ju tegid, eks? Ja, nii et kui sa ei reageeri, teed sa kahte asja. Esiteks, pisendad sa iseennast, aga sa pisendad ka nende kujutatavat ohtu. Ja ma tunnen, et seda ongi kogu aeg tehtud. Kui inimesed ei saa aru, et Iraani režiim on maailma juhtiv terrorismi toetaja nii oma käsilaste kaudu kui ka ise ja omaenda rahva vastu, siis mida me siin üldse saavutame? Läbirääkimised on minu jaoks peaaegu teisejärgulised, sest kui sa neid pisendad, siis sa pisendad, nagu sa ütlesid, minu kui Trumpi positsiooni ja nende ohtu maailmale. Ja ma arvan, et sa teed korraga kahte asja valesti. Ja siis need läbirääkimised. Praegusel hetkel ma ei tea, kas Trumpil on midagi varuks või mis tema plaanid on. Kas tal üldse on plaani või kas see muutub? Aga ma tean, et praegu on väga ohtlik teda mitte tõsiselt võtta ja mitte reageerida nii, nagu nad kujutaksid endast tõelist ohtu. Ja ma arvan, et see on suur probleem. Noh, ja nagu me teame, on Islamivabariik juba mitmeid rikkumisi toime pannud. Ja me näeme sellist vastastikust tegevust, tead. Islamivabariik pommitab mõnda laeva ja siis Ameerika Ühendriigid pommitavad režiimi mingit väikest objekti. Ja siis me kuuleme, et see oli proportsionaalne vastus. Miks on olemas see kinnisidee proportsionaalsuse suhtes, mitte rahvusvahelise õiguse tähenduses, vaid selles mõttes, et sa ei tohi vaenlast võita. Ma ei taha olla, mulle meenub see klipp sarjast West Wing aastate tagant. Sa ei taha vastata vaenlastele proportsionaalselt. Sa tahad oma vaenlase võita. Ja tundub, et me ei suuda seda enam teha. Nagu selle üle, mis tundub elementaarne, on nii palju vaidlusi. Ma mõtlen, Turgut, mis on sinu arvamus läbirääkimistest? Ma arvan, tead, ma lõpetasin läbirääkimiste jälgimise, sest me kõik teame, kuidas see lõpeb. Juba alguses peale, isegi enne sõja algust teadsime, et see on mõttetu. Ja Iraan ei hakka lihtsalt järgima ühtegi neist kokkulepetest, millele nad alla kirjutavad. Ja see ongi see, mida nad kuulutavad oma riiklikus televisioonis, rahvusvahelises televisioonis. Nii et ma ei tea, miks ja kuidas Trump neid usaldab ja laseb sellel jätkuda. Ma arvan, et eks me näe, aga ma arvan, et ma tean, mida me näeme. See peab olema viivitustaktika. Ma mõtlen, ma ei tea, mis muu. Võimalik, et maailmameistrivõistlused toimuvad nüüd üle kogu Ameerika Ühendriikide. Ja inimesed on sellest väga-väga huvitatud. Nad vaatavad seda. Kõik on nagu, oota, sul on õigus, ma ei saa seda teha. Ma pole isegi ühtegi asja maailmameistrivõistlustelt vaadanud. Nii et sa oled naiste seas vähemuses, sest väga paljud inimesed on telekate ette naelutatud. Mu lapsed ütlevad, Maroko ja Kanada mängivad. Ma on nagu, noh, ja siis? See on nii naljakas. Keda huvitab? Aga kogu maailma tähelepanu on praegu jalgpallil ja muidugi Taylori pulmal. Jah, muidugi. Kuidas me saaksime unustada? Manhattan pannakse kinni. Muide, ma olen Taylori fänn. Mina ka, lihtsalt teadmiseks. Aga ma tahan siiski öelda, et sa tõid välja midagi huvitavat selle kohta, kuidas Trump esitab eksitavat pilti sellest, mis see režiim tegelikult on. Ma ütleksin, et see on gaasi valgustamine. Ja see on tegelikult midagi, mida ta on üsna palju teinud ka teise riigiga, millest ma täna rääkida tahan. Ja see on Türgi, mis võib-olla jääb näha, aga tundub üha enam, et neist on saamas järgmine suur vastasseis, järgmine suur vaenlane, vähemalt nii nagu Erdogan diktaator räägib. Turku, mis on sinu arvamus sellest? Ma tean, et Trump on teinud igasuguseid vabandusi nende hävituslennukite Türgile müümise kohta, mida nad varem vältisid. Väga muret tekitav. Me näeme, et paljud kongressi liikmed nii paremalt kui vasakult väljendavad selle suhtes skepsist. See ei ole hea režiim. Mis on sinu arvamus sellest olukorrast? Samuti ei lõpeta Trump igas oma kõnes Erdogani kiitmist. Ja imelik, eks? Miks? Ja ma arvan, et Erdogan püüab talle ka meele järel olla. Nende vahel on mingid kokkulepped. Samuti, nagu sa tead, paistis Türgi silma sõja ajal Iraaniga. Ma arvan, et Türgi tegi kõike, mida Trump neilt palus, isegi kui Erdogan ütleb vastupidist.
ja ma arvan, et see, mida me Türgi ametnikelt näeme, on praegu rohkem Türgi propaganda, sest Türgist on saamas tõeliselt ebademokraatlik riik. Ja me muutume sõnavabaduse ja demokraatia osas tõeliselt kolmanda maailma Lähis-Ida riigiks. Ja ma arvan, neid huvitab rohkem oma propagandat maailmas levitada. Sest nad nägid, et see aitas Iraani režiimi, sest nad nägid, et isegi kui nad tapsid oma rahvast, rikkusid igasuguseid inimõigusi oma rahva suhtes, lihtsalt sellepärast, et nad olid Iisraeli vastu. Nad said toetust lääne vasakpoolsetelt. Ja ma arvan, et see on ka see, mida nad otsivad. Ja me näeme seda ka TRT Worldist, samuti mõnikord Jane Krugerilt. Nad püüavad näidata Türgit kui ainsat moraalset riiki, mis silma paistab. Ja see on riigitelevisioon. Need on riigi poolt rahastatud telekanalid. Täpselt nii. Täpselt. Kui ma vaatan TRT türgi keeles, siis see on umbes nagu vaataks Iraani režiimi telekanalit. See on propaganda, mida nad teevad. Ja ma mõtlen, Türgil on rohkem kui 24 Ameerika ja NATO ühist rajatist ja baasi. Mida me siis teeme? Kelle poolel me oleme? Ja mis välispoliitikas see selline on? Ma arvan, et Türgi ajakirjanikud peaksid seda küsima, kui nad esitavad küsimusi. Meie välisministrilt nad peavad temalt küsima meie välispoliitika kohta. Kelle poolel me oleme? Mida me teeme? Ja ma arvan, et praegu on see lihtsalt propaganda ja tänase režiimi ilustamine. No teate, et te tõite välja välisministri, mis tema nimi oligi, Hakan Fidan, Türgi välisminister, kes on teinud üsna vastuolulisi avaldusi. Meil on tegelikult üks klipp, vaatame seda. Iisrael ei ole ainult Türgi probleem, ega ainult meie austatud presidendi küsimus. Ainult meie austatud president ütleb, vale on vale, ta nimetab seda. See on parem kui originaalne saksa keel, tead küll. Ma tean, eks, kõlab. It's better than the original German, you know. Täpselt nagu mingi rakendus. Täpselt nagu keegi teine. Nemad on probleem. Kogu inimkond peab selle probleemi lahendamiseks sekkuma. Ma mõtlen, see on väga-väga ilmne, kuhu see retoorika viib. Ma arvan ka, et see on naljakas, et keegi, kes esindab Türgit, väidab, et Türgi on teinud rohkem kui ükski teine riik, isegi Iisraeli vastu. Nagu sa ütlesid, nad üritavad vähemalt ikka veel kahele poolele mängida. Jah, ilmselgelt ma mõtlen, see on nagu natside retoorika. Ma ei usu, et on tõsi, et Türgi ei sekkunud üldse sõtta. On teateid, et Erdogan läks otse J.D. Vance'i juurde ja ütles, et tead, takista seda kõike. Oli teateid katsetes tuua kurdid sisse, neid relvastada ja panna nad ülestõusust osa võtma. Ja nemad ja Türgi oli lihtsalt nagu absoluutselt mitte, ärge tehke seda. Kas see on tõsi või mitte, ma ei tea. Aga kus suitsu, seal tuld ja midagi pidi olema. Ma ei usu, et ta oli üldse vaikne. Ma ei usu, ei. Ei, mitte vaikne. Aga ma arvan, et sa mõtlesid, et ta ei toetanud Islamivabariiki. Nagu nad ei teinud midagi, sest nad oleksid teinud küll. Ja. Või vähemalt see on hirm, et nad teeksid seda, ma arvan. Nii et meil on vedanud, et nad ainult nurjasid selle. Ma arvan, jah. Ma arvan, et kõige targem oleks, kui küproslased liituksid tegelikult õigete inimestega. Et nad saaksid oma riigi põhjaosa dekoloniseerida, mida juhivad türklased. Selle okupeerimine saadab väga tugeva ja mõjuvõimsa sõnumi inimestele, kellega nad tahavad istuda ühe laua taga, kes on globaalsed terroristid. Jaa. Ma mõtlen, et me oleme taaskord Türgi režiimi viha esile kutsunud, tunnistades Armeenia genotsiidi jõudusi. Jumal hoidku, et me tunnistame massimõrva, mis juhtus umbes 100 aastat tagasi, nüüdseks juba üle 100 aasta tagasi. Aga tead, Türgi on selle teemaga olnud sündsusetu juba aastakümneid, alates sellest ajast, kui kaasaegne Türgi riik loodi. Ja nad on seda kogu aeg eitanud ja tõendeid hävitanud. Kuid me pole näinud Türgi režiimilt selle peale eriti palju täiendavaid vihapurskeid. Iga kord, kui see juhtub ükskõik millise riigiga, vannuvad nad, et katkestavad suhted ja Armeenia genotsiidi tunnustamise eest tulevad tagajärjed. Ja nädal hiljem ei räägi sellest enam keegi. Aga ma arvan, et seekord läks see isegi kiiremini. See kestis vähem kui nädala. Jah, nad ei rääkinud tegelikult Türgist. Aserbaidžaanis räägitakse sellest rohkem, sest Aserbaidžaan on omamoodi Iisraeli liitlane. Ja nemad solvuvad selle peale väga. Ma saan ka sõnumeid mõnelt oma aserbaidžaanlasest jälgijalt.
aga Armeenia genotsiid on Türgis üsna tundlik teema. Inimesena, kes kasvas üles Türgis, tahaksin ma sulle sellest rääkida. Ja isegi, et sa mõistaksid, kui tundlik see teema on. Isegi, kui ma ütlen sõna genotsiid, tunnen ma end kuidagi imelikult, sest see oli nagu keelatud. Ja ma mäletan, et Prantsusmaa oli üks esimesi riike, kes selle tunnustas. Ma olin siis laps, võib-olla 6 või 7 aastane ja kõik lõpetasid Prantsuse toodet ostmise. Ja see on tõesti väga tundlik teema, aga seekord ma tõesti vaatasin kõiki Türgi uudiseid ja mõtlesin, kas nad on sellest üle saanud. Jaa, väga huvitav. No see on hea, ma tean, et mingil hetkel oli see ka kriminaliseeritud. Näiteks ei tohtin kasutada sõna genotsiid, aga nüüd on nad selles osas veidi leebemaks muutunud. Ei ole kindel, kui kaua see jätkub, arvestades Erdogani suunda, aga eks näis. Hästi, ma tahaksin liikuda edasi meie populaarsema ühe meie lemmikrubriigi juurde, kangelased ja lurjused. Muidugi alustame lurjustega, keda sel nädalal pole sugugi vähe. Tundub, et viimastel aastatel pole lurjustest üldse puudust olnud, aga laseme sul alustada. Sa lubasid meil tänase lurjuse valiku avada turku, keda sina välja tood? Ma arvan, et see ei tule üllatusena. See on minu riigi välisminister Hakan Fidan. Jällegi, nagu ta teeb igal nädalal, ähvardas ta Iisraeli, ta sõimas Iisraeli ja ta unustab, et Türgi rahvas ootab temalt vastuseid tuhandetele probleemidele, mis meil on. Ja ta otsustab rääkida ainult ohust, mida tegelikult ei ole olemas. Nad alustasid seda konflikti, ähvardades Iisraeli alates 7. oktoobrist. Iga nädal pärast igat reedest palvust kutsuvad nad üles Iisraeli hävitamisele. Ja siis nad lõid konflikti, mida tegelikult ei ole olemas. Ja ta unustas, et ta allkirjastas Gaza piiri rahuplaani, mis tagab Iisraeli julgeoleku ja relvitustas Hamasi Gazas. Aga nüüd oleme tõesti segaduses. Ta allkirjastas selle Trumpi kõrval, nad istusid koos ja see on uskumatu. Ta allkirjastas selle lepingu. Ja ma ei ole kindel, millist Hakan Fidani meie Türgi rahvas peaksime usaldama. Kas Hakan Fidanit, kes ähvardab Iisraeli igal nädalal või Hakan Fidanit, kes tagab Iisraeli turvalisuse ja relvitustab Hamasi? Aga me võõrustame nüüd ka Hamasi. Hamasist on saamas baas ja keegi ei sea seda kahtluse alla. Keegi ei küsi seda Hakan Fidanilt, isegi mitte meie opositsioonijuht. Ja ma tahaksin teile meelde tuletada, kes on Hamas. Hamas on moslemi vennaskonna haru ja moslemi vennaskond loodi selleks, et võtta kätte Türgi Vabariigi ja Atatürki revolutsioonide eest. Sest pärast seda, kui Atatürk kehtestas ilmaliku põhiseaduse, kaotas ta kalifaadi. Ja pärast seda, kui ta selle institutsiooni kaotas, ei olnud ükski Araabia ega moslemi riik nõus seda institutsiooni taastama, sest see oli mõttetu. Ja tol ajal moslemi vennaskonna juht Hassan al-Benna lõi moslemi vennaskonna, et võtta kättemaks ilmaliku Türgi Vabariigi eest. Ja täna teevad nad Türgist oma baasi ning võtavad kättemaksu. Me kaotame demokraatliku ja kaasaegse Türgi Vabariigi. Sellest saab riik, mida moslemi vennaskond sooviks. Ja ma arvan, et see ongi tõeline oht. Tõeline oht ei ole Iisrael. See ei olnud kunagi Iisrael. Ja kui ma loen kommentaare Middle East Eye või TRT Worldi all, kus need lääne vasakpoolsed mõnikord kiidavad Erdogani, siis ma olen šokeeritud. Nagu sõna otseses mõttes on kõik tema rivaalid praegu vangis. Ja ma olin nagu, okei. Ja lihtsalt sellepärast, et ta on vastu, lihtsalt sellepärast, et ohustab teise riigi suveräänsust, peame me teda nüüd kiitma. Nii et ma usun, et sind ähvardati ka. Ja. Ma unustasin mainida. Nüüd on see lihtsalt täiesti tavaline. Sa oled nõutud naine. Mille pärast sul probleemid on? Korduvad solvangud president Recep Tayyip Erdogani aadressil. Olgu. Kolokolov. Jah, tubli töö. Aplaus. See on päris suur saavutus, jah. Vau. Olgu, Shannon, kes on sinu nädalatõbras? Ühest lagunevast riigist teise. Sel nädalal kritiseerin ma demokraatlikku parteid, sest selles parteis on muutunud aksepteeritavaks aruteluks see, et juudi olemine on probleem. CNN-i arutelus võimalike demokraatliku partei presidendikandidaatide üle väitis üks paneeli liige, et senaator John Ossoff võib olla see demokraat, kes suudab tasakaalu hoida, sest kuigi ta on juut, on ta Iisraeli valitsuse suhtes väga kriitiline.
Ja teine paneeli liige Alex Michelson ütles, et juudina tunduvad mõned inimesed natuke juudilikumad kui teised. Ja Jon Ossoff ei pruugi tunduda nii juudilik kui Josh Shapiro. Aga selle juudi teema kohta, sest võta see kokku. Jah, ma tahtsin öelda, et ta on juut. Ta võib olla see demokraat, kes suudab selle tasakaalu leida. Sest kuigi ta on juut, on ta Iisraeli valitsuse suhtes väga kriitiline Benjamin Netanyahu suhtes. Ta on selles küsimuses usutav. Nii et on võimalik, et ma arvan, et ta võiks täita selle koha demokraatliku partei kahe äärmuse vahel. Küsi Scott Wienerilt, kuidas tal sellega läheb? Jah, juudina tunduvad mõned inimesed natuke juudilikumad kui teised ja Jon Ossoff ei pruugi tunduda nii juudilik kui Josh Shapiro, mis iganes see ka ei tähenda. Mis siin tegelikult toimub? Ta on natuke vähem juudilik kui see mees, nii et tal võib-olla on võimalus demokraatlikult valituks saada. Hallo? Me ei aruta kellegi poliitikat, arvamusi ega platvormi, vaid ainult seda, kas neil on piisavalt suur või piisavalt väike nina, et neid ei peetaks juudiks ja nad saaksid valituks. Kas sa kujutad ette, et keegi ütleks midagi sellist mõne teise vähemuse kohta? Kas keegi ütleks, et moslemist kandidaat peaks olema vähem moslem või mustanahaline kandidaat peaks olema vähem mustanahaline? Kas keegi on julgenud soovitada, et Ilhan võtaks oma hijaabi ära või et Laib loobuks oma Palestiina päritolust? Vastupidi, need demokraatliku partei kongressi liikmed pääsevad karistuseta, kui nimetavad Iisraeli apartheidiriigiks ja keelduvad selgelt hukka mõistmast Hamasi terrorit. See on täiesti lubatud. Ja ükski tõsiselt võetav poliitiline analüütik ei soovita, et moslemid peaksid oma usulist identiteeti varjama, et olla valitavad. Ainult juutidelt oodatakse, et nad tõestaksid, et nad on õiget tüüpi juudid. Iroonilisel kombel on demokraatlik partei, mis on nautinud vähemusrahvusest juutide toetust peaaegu 100 aastat, alates 1968. aastast saanud umbes 71% Ameerika juutide häältest demokraatliku partei presidendikandidaatidele. Aga nüüd on kuidagi nii, et juudiks olemine on selles parteis puudus. See Ameerika on tõsine ohumärk. Ja igaüks, kes ajalugu tunneb, teab, et mis algab juutidest, ei lõpe kunagi juutidega. Ameerika. Sinu ühiskond laguneb su enda silma all. Vabas ühiskonnas ei ole lahendus see, et juudid oleksid vähem juudid. Lahendus on seista vastu antisemitismile. Mis selle hulluse üldse põhjustab? Ükski ameeriklane, olenemata oma usust, rassist või veendumustest, ei peaks kunagi kuulma, et ta peaks varjama, kes ta on. Ükskõik, kummal poliitilisel poolel sa oled, ma palun sind, et sa näeksid seda kui hoiatavat märguannet, mis see tegelikult on. Kui sa tahad Ameerikat päästa, tuleb selle vihaga tegeleda. Sul on palju tööd ees. Erika, sa oled nüüd jamas. Jaa. Ma kuulan, mida sa Türgi kohta räägid ja see on minu jaoks hirmutav, sest ma ei teadnud kõike seda. Kas sina teadsid seda kõike Türgi kohta? Ja see paneb mind tundma, et isegi türklased ise ei tea seda. Ära muretse. Aitäh, et levitad seda sügavat tõde ja ma loodan, et ameeriklased ärkavad üles. Jah, mina ka, kindlasti. Bellami, kes on sinu nädala tõbras? SABC, Lõuna-Aafrika Ringhäälingu korporatsioon. Sest just sel nädalal toimusid xenofoobsed rünnakud ja kõigile välismaalastele anti 2-kuulise etteteatamisega aega kuni 30. juunini riigist lahkuda. Kui ma elasin Lõuna-Aafrikas, siis aasta, mil ma lahkusin, oli 2008. Kui nägin, et xenofoobsed rünnakud kasvasid hirmutavale tasemele ja sellest ei räägitud meedias üldse, sest isegi koha peal ei kajastatud seda. SABC kuulub ANC-le, mis on Iraani režiimi käsilane. Nii et kui keegi ei oska neid asju kokku panna, siis ärge imestage, sest praegusel ajal juhitakse seda põhimõtteliselt nagu Al Jazeerat. Nüüd ütlevad ka teised väljaanded, et selle marssi, mille korraldasid need tsiviilisikud, kes põhimõtteliselt kavatsesid inimesi nende kodudest lintšida. Isegi Lõuna-Aafrika kodanikud, kes olid lihtsalt kodakondsuse saanud, kästi lahkuda. Või muidu viiakse nad kirstus minema. Kui selline oht on olemas, peame välja mõtlema, kuidas Iisrael on süüdi, sest nüüd on see Iisraeli süü. Mis mind selle juures vihastas, oli kõigi valikuline viha. Ja inimesed ütlesid, aga me ei tea sellest midagi. Ja ma vastasin, täpselt. Aga kui minusugused inimesed ütlevad pidevalt, et te peate vaatama ja kuulama. Te peate vaatama ja kuulama, sest see tuleb meile endile valusalt kätte, sest vaadake, mis praegu toimub. Iisrael on süüdi. Mis pistmist peaks meil olema xenofoobsete rünnakutega riigis, mis juba niigi meid vihkab ja nimetab meid apartheide riigiks. Aga nemad naudivad ise punase vaiba vastuvõttu, öeldes kõigile teistele välismaalastele, et lahkuge nende riigist, sest ei kuulu siia. See on hullumeelne.
ja see on nagu, mul oli keegi, kes sõna otseses mõttes ütles mulle seda ja ta saatis mulle need sõnumid ja alati on need juudi inimesed, kes kaitsevad omi töötajaid, sest nad on nagu perekond, tema aednik oli tema majas. Ta pidi talle oma majas koha sisse seadma, saatma lapsehoidja oma ema juurde, sest neil ei olnud turvaline tagasi minna sinna, kus nad elavad, igaks juhuks. Poeg pidi saatma sõnumi oma isale, kes on tema aednik, öeldes, kus iganes sa oled, jää sinna. Ma tahtsin lihtsalt kontrollida, et sul on kõik korras. Nad tapsid just 2 inimest. SABC ei viitsinudki asulasse minna, sest mis iganes keegi väljaspoolt ei tea, seda polegi vaja teada. Inimesed surid tõesti. Inimesed tõesti surid, aga nad ei hakka sellest teatama. See, mis Lõuna-Aafrikas juhtunud on tõeline häbiasi. Ma mõtlen, et vastavalt oma põhiseadusele peaks olema üks parimaid vabadust armastavaid ja kaitsvaid riike üldse. Ja see, kuidas kommunistlik ANC on selle riigi põhja viinud, juurdunud ohvrirollis ja õigustundes ning teiste rõhumises, selle asemel, et midagi produktiivset üles ehitada, on lihtsalt masendav. Seda on lihtsalt nii pettumust valmistav vaadata. Nii palju raisatud potentsiaali Lõuna-Aafrikas ja sul on täiesti õigus. Neil on suured sidemed Islami vabariigiga, mitte ainult selles valdkonnas, vaid ka valitsuse tasandil. Me näeme ka, et Iraan Cell teeb koostööd ATN-iga, mis on üks suuremaid Lõuna-Aafrika MTN-i teenuse pakkujaid. Ma arvan, et neil on vähemusosalus 49% ühes Iraani suurimas internetiteenuse pakkujas, mis oli väga pikka aega katkestatud. Ja MTN ei andnud mingit vastust, avaldust ega midagi, mitte ühtegi kommentaari. Nii et nad on selles kõiges osalised, nende käed on kõiges selles Iraanis toimuvas mustad. See on väga pettumust valmistav vaatepilt. Võtame selle nädala tõprad kokku minu nädala tõbraga. Ja tead, eelmisel neljapäeval möödus 1000 päeva 7. oktoobri veresaunast. Tegelikult suveräänse Iisraeli riigi sissetung üle Gaza piiri ja 251 inimese röövimine, enam kui 1200 inimese tapmine ainult sellel päeval. Kohutav päev kogu juudi rahvale ja see vallandas antisemitismi laine, millega me siiani tegeleme ning mis on tõesti enneolematu pärast 1930. holokausti aega. Ja ma tunnen, et just seal me täna olemegi. Ja ma pean ütlema, et esimest korda vaatasin ma möödunud neljapäeval osa 7. oktoobri kaadritest, mida ma olin teadlikult püüdnud vältida. Sest seda on väga-väga raske ja emotsionaalselt kurnav vaadata ja seda sisu näha, hoolimata sellest, et ma olen seda kõike varem näinud. Ma nägin seda reaalajas ja loomulikult kajastasin ma seda uudistes. Aga sellegipoolest see, mis mind selle päeva juures kõige rohkem häiris, ei olnud tegelikult juba nähtud kaadrit ülevaatamine. Tegelikult oli see hoopis reaktsioon, mida nägime Palestiina poolelt ja Palestiina vabastamise liikumiselt. Sest nad kasutasid seda päeva, 1000 päeva pärast Iisraeli sissetungi 7. oktoobril, väitmaks, et on möödunud 1000 päeva Palestiina genotsiidi algusest. Ma tahan kõigile vaatajatele rõhutada, et Iisrael ei reageerinud 7. oktoobri sündmustele enne 27. oktoobrit. Maaväeoperatsiooni ei toimunud. Gazas sees ei juhtunud midagi. 7., 6., 5. või 4. oktoobril ei olnud Gazas mitte ühtegi iisraellast, välja arvatud need, keda tol ajal pantvangis hoiti. Ning isegi enne suurt röövimislaine oli seal veel mõni pantvang. Seega, kui vaadata seda sündmust ja öelda, et see tähistab Palestiina genotsiidi algust, on see uskumatult tundetu ja ka tahtlik teadmatus, kui vaadata ajalugu sellise pilguga. Ja see näitab tõesti, kuidas kogu see liikumine, Vaba Palestiina surmakultus püüab ajaloolist narratiivi moonutada, minna tagasi juudi rahva alguseni ja väita, et juudid ei ole siit pärit. Et nad on kolonisaatorid ja et nad on Euroopa sissetungijad või mis iganes. Kui tegelikkuses olid araablased need, kes tulid siia kolonisaatoritena. See ei tähenda, et siin peaks või ei peaks olema riiki. See on hoopis teine arutelu. Aga kui me vaatame ajalugu, siis juudid on siit pärit. Tänapäeva araablastest palestiinlased ei ole. See on ajalooline fakt. Ja selle asemel, et seda tunnistada ja sellest punktist läbirääkimisi pidada, näeme ikka ja jälle ajaloo ümberkirjutamist. Ja see pole erand. Nad veedavad igaviku kaeblemisega, et palestiinlaste genotsiid algas 7. oktoobril, kuigi tegelikult oli see katse juudi rahva ja juudi riigi genotsiidiks. Ja mul on sellest revisionistlikust jamast kõrini ja mul on kõrini sellest, et keegi seda avalikult hukka ei mõista.
ja see on lihtsalt uskumatu löök näkku kõigile, kes selle veresauna üle elasid, pantvangidele, kes koju tagasi toodi, sõduritele, kes võitlesid Gaza sees Hamasi jälkade džihadistlike inimõigusi rikkuvate taktikate vastu. See on uskumatu soolhaavale ja lihtsalt mul on sellest kõrini. Nii et kogu see Palestiina teema ja kõik, kes väidavad, et Palestiina genotsiid algas eelmisel neljapäeval või 1000 päeva tagasi eelmisel neljapäeval, mul on teist kõrini. Te olete minu nädalat õprad. Täiesti teenitult õprad. Kohutav. Ma nägin osa sellest ja mõtlesin, et ma ei suuda täna. Ma ei saa sellega tegeleda. See on naeruväärne. Ma loen uuesti Alicia Ropi raamatu läbi ja see teeb mind veelgi kurvemaks. Sest lugeda, mida keegi läbi elas ja ikkagi vaadata oma vangistajaid heatahtlike silmadega, neid harida, nendega rääkida. Ja seda sa ütled oma ilusast kohast kuskil Santa Barbaras, sest tead, vabastad inimesi. See loosung on genotsiid. Ma ei talu inimesi. Tõesti ei suuda. See on naeruväärne. Ma ei saa aru, kuidas sa saad vaadata 7. oktoobri kaadreid ja näha, kuidas tuhanded Palestiina Gaza elanikud tänavatel metallvarraste ja keppidega peksid meie pantvange kastiautode tagaosas. Kes suudab seda vaadata ja öelda, et nemad on ohvrid? Mida? See on lihtsalt mõistuse vastane. See on tõe ümberpööramine. See on ümberpööramine, Trace. Ja nad teavad seda. Nad teavad seda, see on nii ilmne ja nad jätkavad selle tegemist. Ja. See on hullumeelne. Aga nagu alati tahame lõpetada positiivse noodiga. Ma ei tea, Bellami, kas sa tahad alustada oma nädala kangelasega? Noh, minu kangelased on tegelikult mitu inimest, aga peamine, kellele ma keskendun, on Yuval Rafael, kes esindas Iisraeli eelmisel aastal Eurovisioonil. Aga tema ma olin Makaabia mängudel. Nii et kõigile, kes tulid Iisraeli Makaabia mängudele, aitäh. Staadion oli täis rõõmu, kui vaadati lapsevanemaid. Mis on Makaabia mängud? Makaabia mängud. Mina nimetan neid meie olümpiamängudeks. Okay? Seal on tõrvik, seal on kõik olemas. Aga näha kõiki neid riike, kes tulevad üle kogu maailma, et osaleda erinevatel spordivõistlustel. Ja ajal, mil ma olin nii hirmul sellepärast, et noored ja noorukid peavad varjama, kes nad juutidena on. Ja neid nähes riigid nagu Argentiina, Brasiilia, Zimbabwe astumas uhkelt staadionile oma lipuga, vaadates igas suunas, karjudes ja öeldes Am Israel hai, see tekitas minus kananaha. Aga kui Yuval Rafael laulis Rise Up, ta laulis Andra Day laulu Rise Up. Ja see algas väga aeglaselt. Aga selle haripunktis, isegi kui ilutulestik käivitus, hakkasin ma nutma. Ma arvan, et olen avalikult 2 korda nutnud, okei? Ma panen endale äratuse, mille nutmine lõpetada ja teen seda privaatselt. Aga ma lihtsalt hakkasin nuuksuma, sest tundsin nii suurt uhkust, et istun Iisraelis ümbritsetuna inimestest, kes on otsustanud tulla Iisraeli, tahtsid tulla, et olla tõeliselt uhked selle üle, kes nad juutidena on, aga teha seda ka Iisraelis, kui ülejäänud maailm meid tõesti vihkab. Olgem ausad, see pole lihtsalt mittemeeldimine, nad vihkavad meid. Aga see on okei, sest selles staadionis ei rääkinud keegi poliitikast ega millestki muust. See oli see, mida ma nimetaksin täielikuks juudi eufooriaks. See oli uskumatu ja ma pole ammu end nii uhkelt avalikult tundnud. Aga lihtsalt vaadata, kuidas kõik naeratavad ja tunnevad pärast, eriti pärast 7. oktoobrit, hetkelist kindlustunnet. See on olnud tõesti, ma ei ütleks, et ohtlik, aga see on olnud nii kummaline aeg, et ärgata igal hommikul ja öelda, tead mis? No oleme ikka veel siin. Me peame ikka edasi minema. Me peame ikka edasi pürgima. Ja tema laulis nii inspireeriva laulu. Ja need sõnad tähendavad nii palju pärast kõike, mida me oleme läbi elanud ja mida me ikka veel läbi elame. Ja ta tead mis? Mul on spordiga kõik korras. Kui üldse midagi, siis ma läheksin hea meelega vaatama pesapallimängu või midagi sellist. Anna mulle teada. Ma olen kohal, isegi kui mul pole aimugi, mis toimub. Ükskord mõtlesin, et ma vaatan mõnda spordimängu. Amen, see Venus mind. Nii et aitäh talle ja aitäh Makaabi korraldajatele ja aitäh neile riikidele, kes ei kartnud ega tühistanud. Sest ma tean, et Lõuna-Aafrika Vabariik pidi oma delegaadi osalemise tühistama. Seal oli ainult 3 inimest. Aga peamine delegatsioon, mis oleks võinud olla midagi väga võimsat isegi nende jaoks, jäi ilma tõeliselt suurepärasest ja maagilisest hetkest. Vau!
Wow. Mitte ainult teie, ka Rafaela on erakordne. Ta on ise Nova ellujäänu, kes pääses sõna otseses mõttes ellu, peitudes surnud kehade alla selles surmavarjandis, nagu nad seda kutsuvad. Kohutavad stseenid. Ma mõtlen, ma intervjueerisin teda kord ja see oli minu jaoks kui intervjueerija jaoks raske. Ma mõtlesin, kuidas ta suudab praegu nii rahulik olla, aga ta on tõesti erakordne. Wow. Tema jõud, väärikus ja julgus, see on tõesti hämmastav. Jah, kindlasti. Shoshana, kes on sinu nädala kangelane? Olgu. Mu kangelase lugu on seekord veidi karm, daamid, ja ma vabandan, aga ma tunnen, et pean kasutama mulle antud platvormi, et sellele tähelepanu juhtida. Minu kangelased on nigeerlased, kes astuvad välja oma kristlike kogukondade eest, keda tapetakse ja massakreeritakse. Ja ma tean, et see on raske, aga ma sooviksin väga, et te vaataksite seda koos minuga. Meil on natuke videomaterjali sellest, mis praegu Nigeerias toimub. See on, kui me eksi, 15 palvetaja tagasitulek. Need, keda nende kirikus ei tapetud, rööviti ja hoiti 67 päeva vangis. On teateid piinamisest, jõuguvägistamisest ja näljutamisest. Ja ma vaatasin seda videot täna hommikul ning need naised ei suutnud isegi omal jalal kaubikust välja tulla. Ja ma tunnen väga tugevalt, et maailmas on nii palju kirge, raevu ja viha Gaza genotsiidi vastu. Ja ma ei arva, et ühtegi sõda või konflikti tuleks võtta kergelt. Aga praegu toimub see Aafrika mustanahaliste kristlastega ja kedagi ei huvita. Ja on inimesi, kes on meeleheitlikult Trumpi tähelepanu ja abi järele ning hüüavad Iisraeli ja Trumpi poole, et nad neid päästaksid. Ma arvan, et me peaksime seda kõigepealt vaatama ja siis saame sellest natuke rääkida. Ma ei suuda isegi ette kujutada, kui raske on levitada infot sellest, mis seal toimub. Arvestades kõike seda, millest nad peavad mööda hiilima, et seda teha. Aga on inimesi internetis, kes üritavad seda tööd teha ja ma palun teid, et te jälgiksite neid. Ja kui neil on üleskutse midagi teha, kirjutada oma kongressmenile või senaatorile, siis tuleb sellele reageerida. Sellele tuleb tähelepanu pöörata. Teate, võib-olla Colin Gendis või Megyn Kelly, kellel on nii palju öelda, aga selle kohta pole neil midagi öelda. Tucker Carlson, võib-olla isegi Erika Kirk. Võib-olla Erika Kirk võiks midagi öelda. Võiks midagi öelda, ma ei suuda isegi rääkida. Ma näen midagi sellist ja tunnen, et maailm on liiga vaikne. Ja see toimub üle kogu Nigeeria. Kristlikke kirikuid ja külasid rünnatakse, pastoreid tapetakse ja lapsi võetakse raha ja džihaadi nimel pantvangi. Nii et ma lihtsalt palun kõiki, vabandust, see on natuke kurb kangelase jutt, aga kas sina võiksid olla kangelane, kui sa aitaksid kuidagi neid Nigeeria inimesi? Kui sa kunagi tahtsid teada, mis oli ÜRO suurim läbikukkumine, siis just see oligi see. Ja sellel polnud midagi pistmist Iisraeliga. Yeah. Sest üles kasvades olid just sellised videod need, mille najal nad kogu oma organisatsiooni rahastasid, aga mitte ühtegi sõna sellest, mis tegelikult toimub. Sul on õigus. Mitte ühtegi sõna. Sul on õigus. Jah, ma kasvasin üles vaadates Aafrika videoid ja tead küll, aita last või mis iganes see oli. Ja ma ei tea, milles sul õigus on. Ma ei tea, kus nad on. Nii et ÜRO, see on ka teile üleskutse. Kus te olete? See on šokeeriv. Ma mõtlen, kristlaste massimõrvad on Nigeerias toimunud juba mõnda aega ja me kuuleme sellest nii vähe. Ning see ei piirdu ainult selle piirkonnaga. Me näeme kristlaste ulatuslikku tagakiusamist, eriti Lähis-Idas. Oleme aastaid näinud kopte Egiptuse islamistide käe all kannatamas. Viimasel ajal näeme, mis toimub druusidega Süürias, samuti mõnede kristlike kogukondadega seal Süürias.
Alles möödunud nädalal nägime, kuidas Islaamivabariik surus kristlasi Iraanis maha. Nii et tõesti on käimas sõda, džihadistlik sõda, mitte ainult juudide vastu. Juudid on vaid esimesed sihtmärgid, aga kogu lääne tsivilisatsioon, eriti Kristus, on samuti sihtmärgiks. Ja see on väga-väga häiriv, mitte ainult sellepärast, et see toimub, vaid ka sellepärast, et maailm näib sellest mitte hoolivat. Nad on väga hõivatud. Ühe juudi riigiga. Jah, täiesti. Noh, see on oluline kangelane, isegi kui seda on raske vaadata ja sellele mõelda, aga me peame. Turku, kes on sinu selle nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on Joseph Aoun, Liibanoni president. Ja nagu sa tead, sel nädalal Amnesty, kuidas nende nime häändatakse? Amnesty, jaa. Amnesty International ja 15 vabaühendust mõistsid hukka Iisraeli ja Liibanoni vahelise kokkuleppe. See inimõiguste organisatsioon mõistis hukka rahulepingu. Amnesty International mõistis hukka, ma lugesin seda sarja eile, Sari. Ja nad väidavad, kas nad on tõesti Hezbollah poolt. See on nende veebilehel ja nad tõid sõna selgelt esile, et see reedab sõjakuritegude ohvreid. Ja, ma nägin seda eile õhtul, kui otsisin oma kangelast ja siis nägin seda ning ei suutnud seda uskuda. Ma läksin Vau Amnesty Internationali veebilehele ja see ongi tegelikult Vau. Jaa. Nii et ilmselt see inimõiguste organisatsioon ei taha rahu. Nad tahavad, et Hezbollah okupeeriks Liibanoni ja see on minu jaoks uskumatu. Sest kui ma olin keskkoolis, siis oli minu unistus töötada ühes neist inimõiguste organisatsioonidest. Ma olin noor ja rumal, ma ei teadnud midagi. Aga on tõesti huvitav näha, kuidas nad täielikult ignoreerivad, kuidas Iraan on seotud Liibanoni ja mõjutab liibanonlaste elu. Ja mida mina näen on see, et Hezbollah on röövinud Liibanoni, liibanonlased ja nende suveräänsuse. Ja see on lihtsalt, ma ei tea, kuidas nad saavad ikka veel, neil on jultumust öelda, et see on reetmine, sõjakuritegude ohvrite reetmine. Aga Joseph Aoun astus välja ja ta on olnud väga otsusekindel. Üldiselt, Ta kaitses seda kokkulepet ja ma arvan, et ta on minu kangelane. Sest lõpuks keegi kaitseb Liibanoni rahvast ja suveräänsust ning keegi ei ole lihtsalt vait ega karda. Samuti nägime, et Hezbollah oli Liibanoni tänavatel ja nad justkui tõusid esile. Siiski ta ei astu sammugi tagasi ja seisab endiselt kokkuleppe taga. Ja ma loodan, et näen varsti rahu Liibanoni ja Iisraeli vahel. Me kõik loodame seda, tore. Jah, mul on hea meel, et Joseph Aoun pingutab nii palju, kui suudab. Ja seetõttu on ta minu kangelane. Väga tore, ta on väga hea kangelane. Ma arvan, et on taas meie kangelane. Meil on teda paar korda olnud, aga täiesti nõus, ta on olnud väga-väga vankumatu. Loodetavasti jääb see nii ka edaspidi. Meil on seda varemgi Liibanoniga juhtunud, aga teate, me loodame parimat, kui asi puudutab seda. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, on minu selle nädala kangelane. Uus Miss Iisrael, Danielle Jablonska, kes on tegelikult minu kallis sõbranna. Aga ma tean, et see on midagi, mis minu arvates juhtus tegelikult eelmisel aastal. Ta oli esimene või teine printsess. Esimene printsess tähendab teist kohta, Nii et ta on juba esindanud Iisraeli, mitte ainult selles rollis, vaid ka palju aastaid varem, olles pikaajaline aktivist, kes on teinud tohutult tööd, esindades uhkusega juudi kogukonda ja Iisraeli riiki, alates sellest ajast, kui ta siia kolis. Ta asus Iisraeli elama. Ja ma olin väga-väga elevil, kui nägin sel nädalal, et ta kuulutati Miss Universumi võistluse osalejaks. Ta saab sellega suurepäraselt hakkama. Ilmselgelt on ta kaunis, kuid lisaks sellele on ta ka imeline inimene, erakordselt andekas ning innustab kõiki enda ümber. Ta on olnud suurepärane ühendaja nii juudi kogukonnas kui ka Iisraeli toetavas kogukonnas. Palju õnne, Kolhakavood! Meil on uhke tunne, et sa meid esindad. Ja me teame, et sa esindad Iisraeli riiki ja kogu ülemaailmset juudi kogukonda erakordselt hästi. Ma ei saaks olla õnnelikum kuuldes, et Danielle Jablonska on 2026. aasta uus Miss Iisrael. Nii et tema on minu selle nädala kangelane. Ta on suurepärane. Me peame ta ühel nendest päevadest siia saatejuhiks kutsuma.
aga sellega tõmbame selle nädala otsad kokku. Sel nädalal tuleb meil ka erisaade kaugühenduses koos Fleur Hassan Nahumiga, kes on praegu Ameerika Ühendriikides. Nii et hoidke silm peal, see tuleb hiljem sel nädalal. Ja seni aitäh, et vaatasite CNS TV-d.